Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas rakendada potentsiaalset energiat edasi liikumiseks. Võistlejatel tuli siin ülesandes ehitada potentsiaalsel energial töötav masin. Selle jaoks oli neil mitmeid vahendeid. 3 suuremat, mis paistavad silma oma omaduse poolest potentsiaalset energiat salvestada, on hiirelõks, kus on vinnastatav vedru, õhupall, mida saab täis puhuda ning kummipaelad, mis hiilgavad oma elastsete omaduste poolest. Kummipaeladega saame me ehitada kummimootoril töötava masina. Kummimootoritel on mitu alamliiki. Me võime kas seda kummi kerida ümber veotelje või keerata seda kummi omavahel krussi, nii et sellest tekkinud sisepinged tahavad seda uuesti lahti harutada ning seeläbi panevad pöörlema auto liikuva osa. Õhupallidega saame need täis puhuda. Kui õhk tuleb õhupallidest välja, siis liigub õhupall koos masinaga edasi. Samuti saame õhupall ära kasutada ka kummimootori jaoks, sest õhupall iseenesest ei ole mitte midagi muud kui üks kummipael. Ning kolmandana hiirelõks, kus siis saame seda liikuvat mehhanismi kasutada selleks, et samuti kerida nöör ümber veotelje ning selle vedru jõul seda lahti kerida. Kõikide nende lahendustega on võimalik seda ülesannet väga edukalt lahendada. Kui neid mingil määral järjestada, siis ilmselt on kõige lihtsam ja töökindlam kasutada hiirelõksu vedru energiat, seejärel kummimootorit ning kõige viimasena kasutada õhupalli sellel eesmärgil, et õhku tagant välja lükata. Mina ehitasin oma auto hiirelõksust, kus hiirelõksu raami külge kinnitatud hoob on omakorda nööriga ühendatud ümber veotelje ning see nöör saab kerida ennast ümber veotelje ning kui laseme hiirelõksu lahti, hakkab ta telge lahti kerima. Ning niimoodi liigubki auto edasi. Võistlejad said oma autosid katsetada väga ilusal ja siledal betoonpõrandal. Meie lähme proovime enda autot autoparklas. Ja nüüd oleme tulnud oma hiirelõksu autoga siia õue testrajale ning vaatame, kuidas see esineb. 3, 2, 1. Ja selliselt sõitis meie auto. Proovi ka sina kodus ehitada enda potentsiaalsel energial töötav sõiduk ning vaata, kui hästi sõidab see.